Tervist kõigile! Mina räägin siin peamiselt täna kui e-hääletuse vaatlemisel osalenud niisugune infotehnoloogia taustaga kodanik. Ja ma tahan teile öelda, et meil on e-hääletusega tõsine probleem. Ja minu kogemus 2023. aasta valimiste e-hääletuse vaatlemise järel on see, et mina ei saa enam valimistel osaleda. Ja ma ei räägi sellest, et ma ei saa osaleda e-hääletusel, vaid et e-hääletuse puudujääkide tõttu on minu seisukoht, et ma ei saa valimistel üldse osaleda, sest et minu jaoks on oluline ka, et mitte ainult minu hääl loetakse kokku, ma võiksin anda hääle paberil, vaid on oluline ka, et teiste hääled loetakse kokku õigesti. Ja kui ma selles ei saa olla kindel, siis kaob ka minu motivatsioon valimistel osaleda. Ja e-hääletuse vaatlemisel tuvastatud anomaaliad või seaduse eiramised on minu jaoks vähemalt nii tõsised, et ma olen selle seisukoha võtnud. Ja ma räägin nendest täpsemalt, et tegelikult see info ei ole uus. Ma olen kirjutanud ka ajalehtedes sellest, aga nagu ma märkasin siin teisipäevase arutelu raames, Riigikogu liikmed, eelkõige siis koalitsiooniliikmed ei loe ajalehti, et Mario Kadastik näiteks pärast Twitteri suhtluses ütles, et tema ei ole üldse neid artikleid lugenud, mis puudutavad e-hääletuse probleeme ja aga ta sellegi poolest arvab, et kõik on hästi. Et selles mõttes ma nõustun Varro Vooglaiuga, et see Riigikogu debati kvaliteet võiks olla parem ja Riigikogu liikmed võiks lugeda tõesti Eesti ajalehti ja mitte öelda, et ma Postimehestesse lugeda, sest sellel on see viga, Päevalehte ma ka ei saa lugeda, sest sellel on mingi teine viga. Aga ma lähen siis nüüd asja juurde, et mul on siis minu valimisvaatleja raportist, et see koosneb 5 põhilisest episoodist, mida ma kavatsen nüüd tutvustada. Ja aga üldine niisugune diagnoos siis e-hääletuse vaatlemisel on see, et minul vaatlejana ei olnud võimalik veenduda, et valimiste korraldaja viis sammud läbi korrektselt. Ja see on siis probleem, mis on Eesti e-hääletusel olnud juba aastast 2007, kui siis OSCE demokraatlike institutsioonide välisvaatlejad siis ütlesid, et Eesti peaks mõtlema või kaaluma, et kas peaks äkki kasutama e-hääletust piiratud alustel või üldse mitte kasutama. Ja juba toona välja toodud probleemid on siis siiani lahendamata. Ja sisuliselt see, et see puudus, mis Eesti e-hääletusel on see, et esiteks puuduvad selged reeglid, et kuidas üldse hääletustulemus kindlaks teha. Et kuigi Riigikohus on siis öelnud, et need reeglid tuleks täpsustada, siis küsimus pole siis selles, et need reeglid tuleks tõsta ühest seadusaktist, õigusaktist teise või ühelt regulatsiooni tasemelt teisele, vaid et need reeglid sisuliselt on ka puudulikud. Ja ma loodan, et see tuleb nendes kirjeldatud episoodides nüüd välja. Ja ma siis lõpetuseks püüan ka öelda, mida siis see tähendab, et see, kui puutub sõltumatu kolmanda osapoole või siis valimistel konkureerivate osapoolte kontroll, siis valimistulemuste kindlaks tegemise oluliste sammudele ja mida see sisuliselt tähendab. Aga siis nende tähelepanekute juurde vaatlejana, et ma osalesin siis vaatlejana algusest lõpuni ja esimene asi, mis mul avanes esimese siis läbiviidava protseduuri juures 2023. aasta e-hääletuse vaatlemisel, oli see, et see arvutisüsteem, kus genereeriti valimise siis privaatvõti ja millest pärast loeti hääled üle, et see arvutisüsteem pärines nii-öelda ei kusagilt. Et mina vaatlejana palusin võimalust lähtuvalt siis e-hääletuse käsiraamatust veenduda, et selles süsteemis, kus siis võti genereeriti ja kus pärast hääled kokku loeti, et selles puudub pahavara. Ja seda võimalust mulle ei tagatud, mille peale ma tegin valimiskaebuse. Ja see oli siis ainuke minu kaebustest, mis osaliselt rahuldati. Öeldi, jah, et mul peaks olema mingi võimalus midagi vaadelda. Aga siis see vaatlemine ei toimunud siis kohe, et alguses mulle seda võimalust ei pakutud. See toimus lõpuks novembris 2023, kus siis selgus, et see arvutisüsteem, kus siis see võti genereeriti, et valimiste korraldaja ise ka ei teadnud, mida tal siin oli paigaldanud. Et see kõige olulisem süsteem,
võtme genereerimise ja häälte kokkulugemise süsteem pidi olema autentne Windowsi arvuti, mis oli laaditud alla mingisugusest ametlikust MSDN Windowsi repositooriumist, Microsofti repositooriumist ja kõiki häid praktikaid järgides. Ja kui me siis panime selle ketta arvuti külge käima, siis selgus, et sinna oli paigaldatud ka ID-kaardi tarkvara, üks tekstiredaktor Notepad++ ja üks mäluketaste loomise tarkvara, mis ükski ei ole Windowsi toodang, Microsofti toodang ja Windowsi osa. Mis tähendab seda, et see arvuti ja see ketas, et nad olid selle kokku pannud igapäevaste tööprotsesside käigus ilma seda tegevust protokollimata ja ilma omamata selle kohta ühtegi tõendit, et mis arvutis on, ja nad lisaks ei mäletanud, mida nad sellel kettal olid paigaldanud. Et selle ketta abil genereeriti siis valimiste kõige olulisema võtme, millega saab hääli lahti krüptida. Ja selle arvuti ette valmistajal siis olid kõik võimalused, et see võti endale hankida sealt või siis manipuleerida häälte lugemist, sest sinna arvutisse sellele kettale võis ta sisestada mida iganes. Et kuna selle kohta puudub protokoll, seda ei auditeeritud, ta tegi seda igapäevaste tööprotsesside käigus, siis täpselt sellisel tasemel see kontroll oli. Ja see oli siis esimene episood, mis avanes minule esimese protseduuri käigus. Ja missuguseid rünnakuid selle arvuti kontrolli omamine selle arvuti üle võimaldab täpselt, et seda võib täpsemalt arutada, aga ma sellesse täpsemalt ei lähe, et ma arvan, et see markantsus on iseenesest juba arusaadav. Ja see leidis siis ka kajastust Riigikohtu kaebuses, mille ma lõpuks esitasin selle vaatlusprotseduuri käigus, siis, et on siis Riigikohtu asi 5-23-40. Järgmine asi puudutab siis, on siis teine niisugune episood, et puudutab siis vales ringkonnas antud kandidaatide sedelite eemaldamist valimiskastist. Ja seda siis valimiste korraldaja sellest rääkis, et ta seda tegi, et see on nagu avalikult teadaolev asi, seda on natuke kommenteeritud, aga põhjendused, miks seda tehti, et need jäid puudulikuks. Et selle kohta esitati ka Riigikohtu kaebus, kaebus jäeti rahuldamata ja Riigikohus siis põhjendab seda, et kuidas oli võimalik eemaldada valimiskastist hääled ilma vaatamata neid sedeleid, kus siis pidi olema kirjas valimisringkond, mis olevat vale. Ja Riigikohtule siis edastas valimiste korraldaja ilmselt pooliku info, sest et selgus hilisema siis menetluse käigus, tegelikult juba järgmise kaebuse menetluse käigus, et see valimisringkonna väljal, mis pidi siis sedelil olema, olid nullid, 4 nulli. Ja kuna see siis oli ilmselt, see ei vastanud siis valimiskomisjoni enda määrusele valimissedeli nõuete kohta, siis selleks, et eemaldada vales ringkonnas antud hääled, pidid nad tegema protseduuri, milleks neil ei olnud seadusega ette nähtud võimalust. Ja see seadusega on ette nähtud, et häälte lugemisel siis Riigikogu valimise seaduse paragrahv 60 indeksiga 1, et öeldakse, et esiteks seda protseduuri, kus sedeleid töödeldakse, eemaldatakse, saab teha valimispäeva õhtul kell 20 ja teiseks selle siis lõige 6 võimaldab siis eemaldada sedeleid, mis siis ei sisalda valija elukoha järgse valimisringkonna kandidaadi registreerimisnumbrit või ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni kehtestatud vormi kohane ja neid saab siis kuulutada kehtetuks. Aga neid sedeleid ei kuulutatud kehtetuks, nad eemaldati mingil muul viisil. Aga ühtegi muud viisi tegelikult sedelite eemaldamiseks valimiskastist seadus ette ei näe, mis tõttu see protseduur viidi läbi siis seadust eirates või siis tehes protseduuri, milleks seadus ette ei näe võimalust. Ja Riigikohus siis ei olnud teadlik sellest, et valimissedelil oli siis ringkonna koodi asemel tegelikult nullid. Et seda Riigikohtu põhjenduses ei ole, see selgus hiljem. See oli siis nüüd episood number 2. Kolmas episood on siis puudutab e-häälte valesti lugemist ja kehtivat sedelite eemaldamist valimiskastist siis, mida oleks pidanud tegelikult kokku lugema. Ja see on siis, jõudis ka Riigikohtusse
Riigikohtu asi 5-23-22 rahuldamata ja see puudutab siis eelkõige seda, et elektroonilise hääle lugemisel peaks lugema viimase hääle, valija viimase antud hääle. Ja selle nõude siis ütleb annab ette Riigikogu valimise seadus, paragrahv 48, siis indeksiga 7, et tuleb lugeda valija viimasena antud häält. Ja mina siis püüdsin teha kindlasti, kas minu viimasena antud hääl loetakse korrektselt kokku. Ja seda siis ei tehtud. Ja kuidas see siis selgus valimiste käigus või selle vaatlemise käigus, oli see, et ma siis hankisin need hääletamissedelid, laadisin enda arvutisse all hääletamise käigus, et siis saaks teha järelkontrolli ja järelkontrolli käigus siis ma sain vaadata, et kas loeti õige minu edastatud e-hääl või mitte. Ja mis siis valimiste käigus juhtus, oli see, et ma kuni e-hääletuse lõpuni kell 20, siis see on siis 4. märts, kui ma ei eksi, et andsin hääli ja kui siis kell 20 või kell 8 e-hääletamine lõppes, siis ma proovisin korraks, kas saab anda häält pärast valimisi. Mulle edastati veateade, error, voting end, mille peale ma otsustasin, valimised on läbi, e-hääletamine läbi, et nüüd järgmine etapp on minna vaatlema, et kas hääli kokku loetakse. Ent 8/13, ma siis istusin uuesti arvuti juurde ja vajutasin ühte varasemat käsku, vajutasin enterit, mille peale siis edastati serverile veel üks nii-öelda tühi sedel, ilma siis mind autentimata valimisteks. Ja see hääl siis, see tühi sedel, mille ma siis edastasin valimistel pärast valimiste lõppu, pärast saades teate, et valimised on läbi, arvutiterminali ekraanil kiri voting end, et see hääl siis loeti tegelikult kokku. Ja selle kohta siis Õhtuleht uuris tegelikult valimisteenistuse juhilt Arne Koitmäelt, et miks see hääl kokku loeti või kuidas sellega on. Ja Arne Koitmäe siis 15. märtsis kommenteeris, et isiku tuvastamist ei toimunud, Õhtulehes siis, ja korrektne oleks logis selles kohas kriipsu kuvada. Et ühesõnaga, see hääl oli esitatud ilma isikut tuvastamata. See oli lihtsalt tühi sedel, mille ma saatsin enterit vajutades kogemata, tahtmatult. Ja ometi siis valimiste korraldaja siis põhjendas selle hääle kokkulogemist niimoodi, et elektroonilisel hääletamisel tuleb luua valijale võimalus hääletada juhul, kui ta on elektroonilise hääletamise süsteemis hääletamise lõppemise ajaks, ehk siis 4.03 kell 8 oma isiku tuvastanud. Et see on siis valimiskomisjoni otsusest. Ja seetõttu ei jäetud 4. märtsil 2023 kell 20.13 edastatud valija tahteavaldust häälte lugemisel kõrvale. Et ühesõnaga, isiku tuvastamist toimunud, seda on valimisteenistuse juht kinnitanud, aga ometi põhjendatakse seda sellega, et selle hääle lugemist sellega, et tuleb lugeda need hääled, mille puhul see isiku tuvastamine toimus enne 8. Aga selle hääle puhul seda üldse ei toimunud. Mistõttu ka selle hääle kokku lugemiselt siis eksiti siis selle häälte lugemise protseduuri vastu siis. Ja tegelikult see põhjustas ka niisuguse vaidluse valimiskomisjonis ja kaebuse arutamisel, kus siis otsustati see hääl ikkagi kokku lugeda või õigemini minu kaebust mitte sisuliselt arutada häälteenamusega, 4-3 häälteenamusega valimiskomisjonis otsustas, olles enne siis kuulanud minu selle ülevaate ära, mis juhtus, eks ole. Selle järel siis paar selle valimiskomisjoni liiget, siis konkreetselt Olari Koppel, õiguskantsleri esindaja ja siis Riigikantseleist Airi Mikli väitsid, et ma olen manipulaator ja selle tõttu minu häält ei tuleks lugeda. Et see oli nende põhjendus, mis anti mulle selle asja käigus. Ja siis see, mis sai kirja sinna tekstis, oli siis ka põhines valedel faktiväidetel, et ma olevat isiku tuvastanud enne 8, mida nad ise ütlesid, et ma ei teinud. Et see on selgelt siis hääle kokku lugemine, rikkudes omaenda regulatsiooni ja see andes siis põhjenduseks valesid väiteid. Ja see on tegelikult huvitav kaasus, see paistab niisugune pealispindne, aga tegelikult on selle taustaks on see, et meil puudub Riigikogu valimise seaduses selge definitsioon, mis on elektrooniline hääl ja mis on elektrooniline sedel. Seal räägitakse ainult elektroonilistest häältest,
aga ei räägita sedelitest, mis tähendab seda, et ei ole võimalik seaduse järgi selline kontseptsioon nagu sedel, mis on täidetud valesti, tühi või rikutud. Et seal on ainult elektroonilised hääled ja on selline rahvusvaheline valimisleksikon, mis defineerib elektroonilist häält kui kehtivat märget ametlikul sedelil, mitte elektroonilist häält, vaid lihtsalt häält, eks ole. Et hääl on siis kehtiv märge ametlikul sedelil, mis väljendab valija tahteavaldust hääletusküsimuse või kandidaadi osas. Et see on siis Ühendriikide valimiste korraldaja leksikon aastast 2021. Ja selle järgi siis elektrooniline hääl või hääl saab olla ainult see, mis on siis edukalt kokku loetud, mis kajastab valimise tulemuses. Aga kehtetud sedelid on sellised asjad, mis ei ole edukalt kokku loetud. Aga kuna elektroonilise hääletamise puhul puudub sedeli definitsioon, siis ei ole võimalik tuvastada ka kehtetud e-häält. Ja mingis mõttes, kui peab lugema kokku viimase hääle, vastavalt siis selle Riigikogu valimiste seadusele, siis viimane hääl tähendab seda, et ei tohi lugeda kehtetud sedelit, mis on antud näiteks pärast kehtiva hääle andmist. Et viimane hääl saab olla ainult see, millel on siis konkreetne kindel kandidaat ja selle number, ja kui see on tuvastatav, peaks lugema selle, ja kui siis pärast seda viimast antud häält on esitatud ka kehtetu sedel, siis seadus seda tegelikult kokku lugeda ei lubaks. Et isegi kui oleks siis see 2013 minu tühi sedel, oleks seda siis mitte arvestatud, sellepärast, et see oli pärast valimisi esitatud ja mulle siis ka öeldi, et valimised on läbi, et ma ei saa rohkem valida. Aga kui siis oleks seda siis käsitletud selle praeguse või selle konkreetse seaduse alusel, ka siis ei oleks tohtinud seda lugeda. Nii et see loeti kokku siis kahekordselt valedel põhjustel. Et see oli siis mingis mõttes kõige mahukam episood ja minu jaoks kõige huvitavam, see puudutas minu enda häält ja selle mitte kokku lugemist ja see on üks olulisi põhjuseid, miks ma ei saa e-hääletamisel osaleda. Ma püüdsin osaleda, püüdsin anda hääle, oli teada, et minu hääl oli neil valimiskastis, aga selle kokku lugemist siis ei soovitud kokku lugeda, väites, et ma valimisvaatlejana olen liiga intensiivne ja segan neid. Ja seda siis ei loetud kokku siis seadust eirates, mitte lihtsalt, et neil on õigus seda kokku lugemata jätta. Et valimiste korraldajal on ilmselt üks põhiülesanne seadusest lähtuvalt teha kindlaks valimistulemus, ehk siis lugeda kõik hääled kokku, seda häält nad ei lugenud kokku, nad põhjendasid seda, miks nad ei loe, põhjendasid oma motivatsiooni ja seaduse mõttes korrektset põhjendust nad sellele ei andnud. Ja Riigikohus seda siis menetleda ei suutnud või otsustas, et jätab selle menetlemata. Ja 4. episood on siis natuke üldisem, mis siis puudutab kehtetud sedelite või põhimõtteliselt kehtetute e-häälte või kehtetute e-sedelite kokku lugemist, mida ei oleks tohtinud teha. Ja see siis on seoses sellega, et selle vaatlemise käigus siis valimiskomisjoniga suheldes või valimisteenistusega suheldes selgus, et e-häältel esiteks, mida ma juba viitasin, puudus siis sedeli vormiga nõutud siis ringkonna number, ehk siis konkreetsemalt on see haldusüksuse kood, mis siis peab olema siis hääletussedelil, see on siis valimiskomisjoni otsuse põhjal, et on neli niisugust andmeelementi on vajalikud siis hääletussedeli peal ja siis haldusüksuse kood on üks neist. Ja selle koha peal oli 0 kõikide e-häälte puhul, mida siis valimiste korraldaja on kinnitanud. Ja sellised sedelid siis Riigikohtu praktika põhjal oleks tulnud jätta kokku lugemata. Et Riigikohus on siis kaasuses 5.21.15 punktis 27 öelnud, et hääletamissedelit tuleb siis vaadata lähtuvalt sellest valimiskomisjoni otsusest, mis määratleb hääletussedeli ja sellel on siis loetletud dekrüpteeritud elektroonilise hääle andmeelemendid, esiteks haldusüksuse kood, kandidaadi registreerimisnumber, kandidaadi ees- ja perekonnanimi. Ja kui elektrooniline hääl nimetatud nõuetele ei vasta, on see kehtetu. Nii et kui seal puudub haldusüksuse kood, siis oleks tulnud see hääl jätta lugemata.
ja seda siis ei tehtud, need loeti ikkagi kokku. Ja sama siis oli ka ülejäänud häältega, siis, millel puudusid korrektselt kehtivad digiallkirjad, mis loeti samuti kokku. Ja see siis selle tõttu ei vastanud siis häälte kokkulugemine ka Riigikogu valimise seaduse sellele nõudele, et valija siis allkirjastab oma elektroonilise hääle. Ja ettekandja, mul on teile küsimus, kas te soovite lisaaega natuke? Kas see on võimalik? Kas see on võimalik, aga lepime kokku, kui palju? Mis see soovitus on? Mina ei tee teie ettekannet, teie teete oma. Mina võin otsad kokku tõmmata 3 minutiga. Mida? 3 minutiga võin otsad kokku tõmmata. Palun 3 minutit. Aitäh. Nii. Ja selle episoodi siis niisugune probleem on see, et valimiskomisjon siis kehtestas hääle vormi, aga ise ei järginud siis selle vormi nõudeid. Ja osalt siis on enda kehtestatud vorminõuete rikkumine, aga teisalt on see ka Riigikogu valimise seaduse rikkumine, mis ütleb, et e-häältel peavad olema kehtivad digiallkirjad. Ja sellega on siis selline lugu, et ka see kaebus jõudis ka Riigikohtusse, et see on siis kaasus 5-23-22, ja seda siis Riigikohus ei arutanud, sest see oli esitatud siis viivitusega, et 3 päeva protseduurist oli ületatud. Aga kuna see puudutas kõiki e-hääli, siis 300 000 e-häält ja sellega siis kaasnesid tõendid, et e-häälte digiallkirjad ei vastanud standardile, nad olid kehtetud standardi järgi, siis alguses siis valimiste korraldaja ütles, et digiallkiri ei saa olla kehtetu ja väitis, et need nullid, et need on seal sellepärast, et Riigikogu valimistel ei olegi haldusüksuse kood olemas. Ometi haldusüksuse koodid on näha siis elektroonilise hääletamise tulemuses, mis tähendab, et nad tegelikult olid olemas, ja kui digiallkirja kehtivust ja mittekehtivust ei saa kontrollida, siis see kaotab digiallkirja mõtte, ja ka selle kohta siis on valimiste korraldaja hiljem, nüüd alles veebruaris 2024, avaldanud oma siis leheküljel selgituse, et neil põhimõtteliselt oli olemas siis selline rakendus, millega seda digiallkirja kontrollida või muuta see korrektseks. Nad olid küll kehtetud, jah, selle lõpus tunnistati, aga neil olevat olnud rakendus, millega seda kehtivaks muuta, aga nad ei ütle, et nad seda tegelikult tegid. See tähendab seda, et nad ikkagi kõigi eelduste kohaselt lugesid kokku kehtetute digiallkirjadega siis e-hääled. Ja see on samuti siis selgelt seaduse vastu. Ja siis 5. episood on valimissaladuse riive, et selle kohta ma mainin lühidalt ära, et see on olemas, see riive, ja see puudutas siis EKRE valimiskaebust 5-23-20, mille siis lisana oli see esitatud. Paul Keres siis tellis mult kui eksperdilt arvamuse selle kohta, ja selle kohta siis on esitanud vastuolulist infot valimisteenistuse juht Arne Koitmäe öelnud, et ei, seda valimissaladuse riivet ei ole, et valija ei saa tõendada oma e-häält ja seda saab tõendada ainult valimiste korraldaja dekrüpteerides hääled siis lõpus, aga see ei ole päriselt tõsi. Et valija saab ka ise oma e-hääled dekrüpteerida, salvestada, et tehniliselt on see võimalik, ja selle tõttu siis valimiste korraldaja esitab vale infot selle e-hääletuse enda protokolli kohta. Ja lõpuks siis mis on võib-olla jooni valla selle, on siis see, et valimistulemus kulutati välja siis samuti seaduse vastu eksides. Et iseenesest peab kõik valimiskaebused lõpuni menetlema, mida siis valimiskomisjon ei teinud, vaid siis kuulutas valimistulemuse välja enne, viidates Riigikohtu lahendile 5-21-31, mis lubas kuulutada valimistulemuse välja, kui see ei või mõjutada siis seda häälte kindlast tegemist, seda häälte arvu, ja kaebus siis kehtetute digiallkirjade ja siis puuduva selle piirkonna koodi kohta valimissedelile, et see oleks kindlasti võinud seda tulemust mõjutada, ja siis selle tõttu oleks pidanud selle kaebus ikkagi menetlema, et ehk siis Riigikogu
valimiste hääletamise tulemused kuulutati välja, viidates ekslikult Riigikohtu lahendile, mis seda tegelikult ei lubanud. Aitäh! Suur tänu, hea ettekandja, teie ettekande eest. Läheme nüüd küsimuste juurde ja neid on tublisti. Martin Helme, palun. Aitäh! Mul on lihtne küsimus, et nendele kõikidele kriitikatele tavaliselt esimene vastus on, aga me ju auditeerisime jupikest koodi. Minu arusaamine auditeerimisest on see tõepoolest, et nad ühte jupikest koodi auditeerivad ja siis pärast meil ei ole mingit võimalust kontrollida, kas seda sama koodi oli kasutatud, kas seda sama koodi on muudetud või kas seda sama koodi on kuidagi ja kas ülejäänud süsteemi on ka auditeeritud. Et kas sellest auditeerimisest sa ka meile mõne sõna saad rääkida? Aitäh! Auditeerimine puutub nendesse episoodidesse nii palju, et audiitor ühtegi neist probleemidest ei tuvastanud, kuigi neil on ilmselgelt probleemid. Ja tegelikult ka sisuliselt ei auditeeritud neid digiallkirju, mis siis olid kehtetud. Et audiitori ülesanne on ühelt poolt siis olla kõrval, kui siis valimiste korraldaja neid oma protseduure läbi viib, ehk siis visuaalselt vaadata, et arvutisse sisestatakse õigeid käske ja siis järeldada sellest, et kuna mingisugune käsk sisestati, siis see protseduur tõenäoliselt viidi läbi. Aga audiitor ei vaatle nende protseduuride sisulisi tulemusi ja nende siis käiku, ehk siis seda tarkvara, mille abil siis neid protseduure tehakse. Ja kuigi audiitor põhimõtteliselt võiks seda teha, sest mingisugune õigus talle on selleks antud, siis ta praktikas seda ei tee. Ja mida audiitor teeb, et ta esiteks allkirjastab siis neid failikogumeid ühest süsteemist teise tõstmisel. Või õigemini mitte ise ei allkirjasta, vaid paneb kirja nende allkirja digitaalsete räside siis kontrollsummasid. Et kui siis valimiskast koostatakse Riigi Infosüsteemi Ameti poolt, sinna kohutakse need e-hääled sisse ja siis see tuuakse valimisteenistuse kätte, kes siis korraldab selle valimiskasti töötlemist, et siis selle valimiskasti allkirja siis peab siis audiitor vaatama, et see allkiri on siis sama sellel failil, mis siis oli seal Riigi Infosüsteemi Ametis väidetavalt ja siis see, mis siis anti üle valimisteenistusele. Ja samamoodi ta kontrollib neid allkirju siis tõstmisel, ühest arvutist teise tõstmisel siis, kui tehakse ära e-häälte töötlemise protseduuride esimeses selles faasis, siis kui valimisteenistus siis veel hääli ei loe justkui, aga ta midagi teeb nendega ja kui ta eemaldab siis korduvhääled, mis on siis need hääled, et kui on siis elektroonilist häält on antud, sama valija on andnud mitu häält, millest peaks siis lugema selle viimase, et see protseduur on siis see esimene etapp ja siis lisaks ka veel nende häälte eemaldamine valimiskastist, mille puhul siis valija hääletas tegelikult jaoskonnas pabersedeliga, need eemaldatakse. Et need on need töötlemisprotseduurid, ka neid sisuliselt audiitori kontrolli, et neid tehakse õigesti. Aga ta siis kontrollib, kui need protseduurid on lõppenud ja siis see valimiskast on siis anonüümitud, ehk siis sealt on eemaldatud need isikuandmed, on eemaldatud justkui nagu üleliigsed hääled ja et siis ta kontrollib selle valimiskasti tõstmist ühest arvutist teise. Samamoodi siis selle kontrollsumma abil. Et mingis mõttes on see vastuoluline, et ta tegelikult see kõige olulisemat asja, ehk siis seda, mis seal arvuti sees toimub nende protseduuride käigus, audiitori kontrolli, ta lihtsalt jälgib, et arvutisse sisestatakse käsud, mis tõenäoliselt võiks seda teha, aga audiitoril ei ole nagu võimalik seda teada ilma nagu andmeid otseselt vaatlemata, aga ta siis jah, et kontrollib ainult seda, kui tõstetakse siis andmekandja ühest arvutist teise, et selle andmekandja peal andmed jäid samaks, mis on mingis mõttes nagu üleliigne või isegi niisugune triviaalne, sest et kui on silmaga näha, et see DVD kirjutatakse, tõstetakse ühest arvutist teise, siis võib eeldada, et need andmed jäid samaks. Et ta kontrollib niisugust väga silmakirjalikku asju, jättes kontrollimata tegelikult need sisulised protseduurid, mis toimuvad siis häälte töötlemisel, siis nende korduvhäälte eemaldamine ja topelthäälte eemaldamine. Et seda sisuliselt ei kontrollita, mida on siis toonud välja ka rahvusvahelised vaatlejad 2023. aasta raportis, siis OSCE vaatlejad, et kõiki olulisi samme valimistulemuse kindlaks tegemisel ei kontrollitud ja viidatakse just sellele, et nende väidetavalt vales ringkonnas antud häälte siis eemaldamist, et seda ei kontrollitud.
aga ei kontrollitud ka seda häälte tühistamist ja topelthäälte eemaldamist ja korduvhäälte eemaldamist. Ja mida siis audiitor tõepoolest sisuliselt kontrollib ainult, on siis selles viimases faasis toimuv häälte dekrüpteerimine, ehk siis kui hääled on siis kõigepealt on tulnud sellest Riigi Infosüsteemi Ametist, kes siis kogub hääli, antud üle valimisteenistusele, kes siis töötleb neid, eemaldab neid eri hääli, mida ei peaks siis lugema. Ja siis, kui siis valimiskastist siis eraldatakse siis need asjad, mis peaks kokku lugema ja võetakse sealt küljest ära isikuandmed, siis pärast seda need hääled segatakse, selle kohta tehakse krüptograafiline tõend, et see segamine, seal jäetud hääli välja, siis seda tõendit audiitor kontrollib ja kontrollib siis pärast seda, kui see segatud valimiskast on tõstetud siis uuesti järgmisse arvutisse, kus need hääled dekrüpteeritakse ja kontrollib, kas see dekrüpteerimine ise siis oli õige. Ja see tegelikult ei anna audiitorile võimalust veenduda, et need hääled, mis siis Riigi Infosüsteemi Amet kogus ja need, mis siis valimistulemuses on, et need klapivad. Sest ta kontrollib ainult seda viimast otsa, mitte neid vahepeal tehtavaid protseduure. Et selles mõttes audiitor ikkagi ka usaldab ainult visuaalse juuresoleku ja selle visuaalse vaatluse alusel seda, et on protseduurid läbitud õigesti. Ja nüüd, kui siin Varro Vooglaid enne mainis seda, et lubati seda kontrollitavust, aastaks 2017 tegelikult kuulutati see lausa välja, et toonane riigi valimisteenistuse siis e-hääletuse juht Tarvi Martens siis ütles väga selgelt, et aastal 2017 on siis tagatud see kontrollitavus ja vaata, mul on tsitaat ka kuskil, aga las see praegu jääb. Et ühesõnaga ta ütles selgelt, et nüüd siis 2017. aasta kohalikel valimistel on lõpuks võimalik igaühel, kasutas sõna igaühel, veenduda siis selles, et valimistulemus tuvastati siis korrektselt, et on võimalik veenduda valimiste korraldaja sammudes. Ja et veenduda saab igaüks ja et veenduda saab siis matemaatiliste tõendite alusel. Ehk siis on tagatud see krüptograafiline kontrollitavus. Ja sellega siis on läinud halvasti. Et tegelikult aastal 2017 seda lubati, võib-olla on arusaadav, et 2017 kohalikel valimistel siis prooviti, kuidas tuleb välja, et võib-olla seda ei pidanudki siis kriitiliselt hindama, aga 2019 pidi see siis olema Riigikogu valimistel kasutusel. Ja siis tehti neid krüptograafilisi protseduure vales järjekorras. Et häälte miksimine tehti pärast häälte dekrüpteerimist, mis tähendab sisuliselt seda, et kui pidi valimiskastist siis loetama hääled kokku, siis kõigepealt loeti nad nii-öelda kokku niimoodi, et seda isikut oli võimalik teoreetiliselt tuvastada ilma seda segamist tegemata ja siis alles segati ja siis pärast loeti nad uuesti kokku, tehes näo, et nüüd me siis lugesime niimoodi kokku, et kõik on hästi, isikut ei saanudki tuvastada. Aga enne loeti nii kokku, et isikut sai tuvastada, mis tõttu mina tegingi selle peale siis valimiskaebuse 2019, mille peale siis Riigikohus tegelikult ütleski, et tuleks need elektroonilise hääletamise tulemuste kindlasti tegemise sammud siis, või need protseduurid õigusaktides selgelt määratleda. Et need ei olnud selgelt määratletud, krüptograafilisi protseduure tehtigi vales järjekorras ja selle tõttu see Riigikohus ütles seda. Ja selles mõttes siis need krüptograafilise kontrolli, mida audiitor võiks läbi viia ja mida lubati tegelikult 2017 kõigile, igaühele, et neid siis audiitor omab nende abil siis tõesti ainult väga nappi vaadet valimiste viimasele faasile, mitte sellele, et kas valija antud hääl loeti see õigesti kokku, kas see häälte urn, mis Riigi Infosüsteemi Amet vastu võttis, kas see loeti ka lõpuks valimistulemuses korrektselt kokku. Seda audiitor tuvastada ei saa, tuvastab ainult juppi sellest. Ja audiitori roll on tegelikult väga täpselt määratletud, neid kohad, kus ta neid kontrollsummasid peab siis tuvastama ja et need on ette öeldud, mis tähendab seda, et audiitor ei ole võimeline tuvastama ka mingisuguseid siseründeid siis Riigi Infosüsteemi Ameti töötajate poolt
ega ka siis näiteks sedasama, mida ma siin selles esimeses episoodis kirjeldasin, et ilmus ei kusagilt see e-häälte siis privaatvõtmearvuti ja häälte lugemise arvuti, see kõige olulisem arvuti, et see tehti igapäevaste protseduuride käigus, mäletamata, mida siin arvutisse pandi nendest protseduurideks, et seda audiitor tuvastada ei oleks saanud, selleks ei olnud protseduure. Mina vaatlejana lihtsalt ajasin näpuga väga hoolikalt järge, et mida käsiraamat lubab ja ütlesin, et ma tahan veenduda, et selles arvutis pahavara pole, mistõttu nad pidid mulle midagi vastama, kuigi nad kui ma olin vaatleja, siis nad mulle kohe ei vastanud, nad ignoreerisid minu pöördumist ja ma pidin järgmisel päeval siis üle küsima, kui see protseduur oli läbi, et mis see teie selgitus on, miks te siis ikkagi ei lubanud mul seda pahavara olemasolu või puudumist tuvastada, mille peale siis lõpuks vastati ebamäärase vastusega, et aga põhimõtteliselt seal ju ei olnudki pahavara, mille peale ma siis tegingi selle kaebuse. Ja audiitor ei toonud seda viga välja oma raportis, tal üles on võimalust vaadelda selle siis Riigikogu Kantselei töötaja igapäevaste protseduuride käigus kokku pandud siis seda hääletuse võtme genereerimise siis seda arvuti loomist, et veenduda, et see kõik on korrektne. Ja selles mõttes audiitor sinna üldse ei pääse, audiitor ei pääse ka Riigi Infosüsteemi Ameti protseduure vaatama, et kas need sedelid, mis siis vastu võetakse, kas need ikkagi kuidagi korrektselt võetakse vastu, kas seal ei jäeta, ma ei tea, mingid sedelid kõrval või midagi ei lisata. Et seda audiitor ei saa tuvastada, audiitor ei saa ka siis tuvastada sisuliselt nende sedelite töötlemist, kui nad on jõudnud valimisteenistusse. Et audiitori roll on tõesti väga formaalne Eesti selles süsteemis ja ka see nagu siis joonib alla tegelikult seda, et see 2017. aastal välja kuulutatud ja mitte saavutatud kontrollitavus, et see on saavutamata siis mitte ainult siis igaühe jaoks, nii-öelda vaatlejate ja valijate jaoks, vaid ka audiitori jaoks. Audiitorile ei pakuta seda ka. Ja tegelikult ei pakuta ju seda siis ka valimiste korraldajale endale, kellel peab olema ka võimalik veenduda, et nende enda töötajatest mõni ei osalenud siseründes või ka mõni inimene, kes siis on nii-öelda juhuslik, kes isegi ei olegi valimiste korralduse juures, koristaja või ma ei tea, aknapesija või keegi selline, et kellel on ka ligipääs näiteks selle sama töötaja igapäevaste tegevuste arvutile, et siis, kus siis koostatakse need olulised süsteemid, millega genereeritakse siis süsteemi võtmed. Et selliste asjade vastu annaks selle kindluse ka valimiste korraldajale ikkagi siis, kui ka valimiste korraldajal on selle kohta siis krüptograafilised tõendid. Need tõendeid ei ole ka valimiste korraldajal. Ka valimiste korraldajal on ainult need krüptograafilised tõendid kõige nende viimaste nende kahe sammu kohta, ehk siis häälte segamise kohta ja dekrüpteerimise kohta. Ja ka neid ju tegelikult valimiste korraldaja ise ei kontrolli aktiivselt. Et need tõendid genereeritakse, seda genereerimist saab ka kõrvalt jälgida, audiitor kontrollib need küll üle, aga ei saa öelda, et valimisteenistuse töötajad ise siis kuidagi kollektiivselt kontrolliksid seda, valimiskomisjon ei kontrolli seda, et nemad lihtsalt näevad, et tehnikud teevad midagi, sealt tuleb mingi tõend ja siis usuvad, et see on korrektne. Nii et tegelikult need inimesed, kes isegi nendele nappidele tõenditele otsa vaatavad, et neid on umbes 2-3 tükki üldse. Ja need tõendid on tegelikult ainuke asi, mis üldse milleski võimaldab veenduda ja isegi see siis ei ole see, millega võiks veenduda siis valimistulemuse korrektsuses. Ja seda siis on jooninud alla ka OSCE vaatlejad oma selle aasta raportis, öeldes, et nagu eelnevalt soovitatud, peaksid valimiste korraldajad kaaluma meetodeid, kuidas saavutada läbiv kontrollitavus. Praeguste kontrollitavuse mehhanismide parandamiseks peaksid valimiste korraldajad kõrvaldama puudused individuaalses kontrollitavuses ja tagama, et kõik e-hääletamise tulemuste kindlaks määramise kriitilise tähtsusega etapid oleks auditeeritavad. Et nende hinnangul siis ka on see isikliku hääle kontroll, see, mida teeb siis iga valija oma mobiiltelefonis, see on puudulik. Nende meelest see siis riivab hääletamise salajasust, mida nad ütlesid 2019. aasta raportis, et see tuleks parandada, et hääletamise salajasus ei ole tagatud, aga puuduvad ka siis need kontrollid siis hääletamistulemuse korrektsuse kohta, et puudub see universaalne kontrollitavus.
mida siis peaks ka tagama ja mida ei ole. Et ühesõnaga ka nemad ütlevad selle sama, et need kontrollid ei ole tagatud. Et need kaks kontrollide komponenti, siis individuaalne kontrollitavus või universaalne kontrollitavus ei ole tagatud, sest neid saab tagada ainult krüptograafiliselt, aga need krüptograafilised kontrollid on jäänud pooleli. Et see on nagu minu vastus siis, et mida audiitor saab tuvastada, mida audiitor ei saa tuvastada ja mis audiitori roll on. Läheme edasi järgmise küsimuse juurde. Varro Vooglaid, palun. Ja suur tänu, lugupeetud ettekandja, põhjaliku ettekande ja ka põhjaliku vastuse eest küsimusele. Nüüd minu küsimus ei eelda nii põhjalikku vastust, aga esiteks ma muidugi teie juttu kuulates ütlen, et see kirjeldus, mis te olete andnud, näitab, et tegemist ikka täielikult bardakiga ausalt öeldes. Et see nüüd mitte kuidagi ei vasta nüüd sellele arusaamisele, vähemalt minu tunnetuse kohaselt, mis peaks olema omane õigusriigis, demokraatlikus õigusriigis valimiste läbiviimisele. Esiteks on muidugi täiesti selge, et ei ole vaadeldav süsteem, eks. Teie kirjeldused annavad sellele ammendava vastuse. Reaalselt ei ole vaadeldav. Nüüd te toote esitele, et ei ole ka tegelikult sisuliselt auditeeritud, et auditeerimine on ainult formaalne, mitte sisuline. Aga ma küsiksin siia juurde veel kolmanda tasandi küsimuse, et kuidas üleüldse peaks Riigikohus saama neid kaebusi lahendada, kui seal ei ole ju sellised valdkonna spetsialistid, IT-spetsialistid. Mina küll ei kujuta ette, kuidas ma riigikohtunikuna peaksin midagigi suutma arvata sellistele kaebuste peale. Aitäh. Jah, et selles mõttes Riigikohus on, vähemalt Riigikohtu esimees on öelnud, et see on tõsine probleem. Ja et sellega peaks, sellele peaks lahenduse leidma. Ja see siis, seda ütles Villu Kõve, Riigikohtu esimees, siis oma siis selles eriarvamuses EKRE valimiskaebuse siis lahendile või rahuldamata lahendile, eks ole, et see kaebekord, et ei võimalda siis tuvastada, kas siis valimised viidi läbi põhiseaduspäraselt või mitte. Et esiteks ta toob välja, et valimiskaebuste lahendamiseks vajalik aeg on ebamõistlikult lühike. Ja siis tsiteerin, et eriti kui oleks vaja hinnata tõendeid ja tuvastada asjaolusid ning kaasata eriteadmistega asjatundjaid elektroonilist hääletust puudutavate tehniliste küsimuste hindamiseks. Ja et kaebemenetlus peab olema tõhus ja tagama kaebaja väidete reaalse, mitte vaid ajalisest survest ja menetlustaseme piiratusest tingitud paratamatult formaalsema hindamise ja pinnapealse kontrolli. Ja et ühesõnaga ta tunnistab, et neil on võimalik e-hääletuse tulemuste siis korrektsuse või mittekorrektsuse hindamisse kaasata eksperte ja see kontroll siis selle tõttu oli pinna peal. Ja ta tegelikult selgitab siis seda ka hiljem 13. juunil Postimehele antud siis intervjuus, kus ta siis osutab, et jälle tsiteerin, et oleks õige vastata valimiskomisjoni ja valimisteenistuse poolt nendele etteheidetele, mida kaebajad on esitanud. Need on olnud ka väga konkreetsed tehnilised väited, mis jäeti enamuses läbi vaatamata, kuna kaebused ei olnud tähtaegsed. Vältimaks, et neid küsimusi võidaks esitada ka hiljem, tuleks neile vastata. Valimiskomisjonil ja teenistusel tuleb neile esitatud väited argumenteeritult ümber lükata, mitte jätta neile vastamata. Et mina siis loen tegelikult seda Riigikohtu esimehe niisugust kirjeldust, et kui teatud mõttes nagu vilepuhumist. Et kui Riigikohus üldiselt ütles, et kõik on väga tore, et siin oli natuke mingisugust ebaselgust, et kirjutage seaduses paremini lahti ja et tegelikult e-hääletusega on kõik korras, siis Villu Kõve ütleb selgelt, et nad ei suudnudki hinnata seda, et kas see oli korras või mitte. Ja ütleb ka seda, et esitati väga konkreetseid tehnilisi väiteid, mis jäeti läbi vaatamata, tähtaegsuse tõttu siis eelkõige, ja et valimiskomisjon ja teenistusel tuleks neile esitatud väited argumenteeritult ümber lükata, mitte jätta neile vastamata, ehk siis ei lükatud väited argumenteeritult ümber. Ja Riigikohtu esimehe järeldus on siis see, et e-hääletuse protseduurid, et neid ei ole, nende põhiseaduslikkust ei ole võimalik tuvastada ja et ta ütleb väga selgelt, et valimised ei saa põhineda ainult usul. Et võiks mõelda, et mida oleks võinud, kuidas oleks võinud asi minna, kui oleks olnud see kaebekord siis korrektne, et oleks võimalik neid asju olnud Riigikohtul sisuliselt arutada, et võimalik, et need minu siis
vaatleja raportis osutatud probleemid, et oleks saanud neile anda selgituse, aga kuna neid ei menetletud, siis nendel ei olegi õiguslikku seletust, et mis siis on õige, vaid on lihtsalt, ütleme, valimiskomisjoni ja valimisteenistuse niisugused üldsõnalised väited, et aga meie tegime kõik õigesti ja siis väga tehnilised ja tõenditega väited selle kohta, kuidas ikkagi eksiti seaduse kohta valimistulemuse kindlaks tegemisel. Ja minu meelest on väga täpne ka Riigikohtu esimehe siis see väide, et neile küsimustele tuleb vastata kohe selle menetluse käigus, vältimaks, et neid küsimusi võidakse esitada ka hiljem. Et praegu ongi see olukord, kus hiljem, eks ole, me siin praegu arutame riiklikult olulise tähtsusega küsimust ja selgub, et valimiskomisjon on minu väitel, ja mina olen kindel, et mul on ka tõendid selle kohta, korrektsed tõendid failide kujul, osasid eksimusi on ka siis valimiste korraldaja ise tunnistanud oma nendes protokollides, aga neid ei ole menetletud. Ei ole õiguslikku selgust, et kas siis loeti tulemusi kokku korrektselt või mitte. Ja mina väidan, et ei loetud kokku korrektselt. Ja et see ei oleks selline olukord, kus on siis üks pühendunud vaatleja, kes siis ütleb, et valimistulemusi ei tehtud kindlaks korrektselt, rikuti seadust, toob välja konkreetsed punktid, eks ole, kus siis rikuti seadust, toob konkreetsed probleemid, kus siis eirati elektroonilise hääle nõudeid, digiallkirja standardit, tehti kindlaks mittekorrektseid hääli ja jäeti tegemata kindlaks korrektseid hääli faktiliselt ekslike põhjendustega, et sellist olukorda ei oleks, et selleks oleks pidanud asjad lõpuni menetlema kindlasti ja kui nüüd on selline olukord nagu praegu, siis see heidab ju varju tegelikult Riigikogu legitiimsusele, et kui me nüüd järgmised 3 aastat veel, siis näiteks peame arutama seda, et kas see on nüüd legitiimne Riigikogu või mitte. Võib-olla siis ka need koalitsioonisaadikud siis tutvuvad ka nende vaatleja raportitega, ajalehe artiklitega ja avastavad ka, et on jah probleem, et mismoodi siis üldse tegelikult Riigikogu edasi peaks toimetama, kui Riigikogu liikmed ise ei saa olla kindlad, et nad on siis valitud ausalt ja nad esindavad tõesti rahvast. Ja minu meelest on fundamentaalne probleem ja Riigikohtu esimees on seda väga selgelt tunnistanud, aga sellele lahendust minu hinnangul ei ole, et see e-hääletuse eelnõu, mis siis siin nüüd läbi menetleti kiirustades teisipäeval, et eelnõu number 344 siis, et see neid küsimusi ei lahenda. Et selles mõttes Riigikohtu etteheited siis 2019 aastast, mida ma juba osutasin siin enne, ja siis ka 2023. aastast, mille kohta siis on meil veel täpsem Riigikohtu esimehe kommentaar, et neid kumbagi see e-hääletuse eelnõu 344 ei lahenda. Et selles mõttes jäeti töö tegemata jälle minu meelest. Rain Epler, palun. Aitäh, hea eesistuja ja hea ettekandja. Aitäh tõesti sisuka ja põneva ettekande eest ja nende vastuste eest. Aga ma hakkasin ikkagi mõtlema selle usu küsimuse üle sellesse, et kas usume valimistesse või mitte. Et vaadake, praegu on ju probleem selles, et see e-valimiste süsteem on selline, et nagu siin ka eelnevad küsijad ja teie vastustest tuleb välja, et ka kohtunik peaks omama eriharidust ja ka kõik valijad, et üldse aru saada, mis seal toimub, eks ole. Et võrreldes nüüd selle paberhääletuste süsteemiga, iga kodanik sõltumata, et kas ta on mingi valdkonna ekspert või mis on tema haridus üldse, saab aru sellest lihtsast süsteemist, kuidas on tagatud anonüümsus, kuidas on tagatud nende sedelite lugemine ja nii edasi, et kas võib-olla selle tehnilise fookuse seadmisega selle tehnilise diskussiooni peale me tegelikult hoopis ikkagi peaksimegi rõhuma küsimusele sellest, et kas süsteem on arusaadav ja usaldusväärne sellepärast, et kodanikud ilma erihariduse ja ilma eriteadmisteta saavad ka sellest aru ja seetõttu seda teist ja keerukat, millest saavad aru ainult vähesed eksperdid. Et siia võib ju mõni konkureeriv koalitsioonierakond tuua IT-eksperdi, kes hakkab laulma laulu, kui õige ja hea see kõik on ja kodanikud neil on raske võrrelda. Aitäh. Selle kohta on tegelikult ilmekas näide minu meelest seesama eelnõu 344 menetlus. Ja võib-olla see juhtmõte oleks tegelikult ka jälle Villu Kõvelt sellest samast eriarvamusest, kus ta siis ütleb, et ma jätan nüüd siin vahelt ära teatud asjad, aga lause võib kokku lugeda nii,
et elektroonilise hääletamise tulemuste kindlaks tegemise olulised reeglid peaksid olema vähemalt üldjoontes arusaadavad ka sügavaid eriteadmisi omamata. Nii ütleb Riigikohtu esimees. Ja jah, et nüüd sellega, kuidas seda tõlgendada? Et mida tähendab, et kui hääletustulemuste kindlaks tegemise olulisemad reeglid on vähemalt üldjoontes arusaadavad ka sügavaid eriteadmisi omamata, et kas see arusaamine, üldjoontes arusaamine tähendab siis seda, et mul peab tekkima mingi pilt, et kuidagi see asi käib, üldjoontes ma tean, et midagi seal tehakse. Või peaks sellest aru saama näiteks Riigikogu liikmed. Et kui Riigikogu liikmed on need, kes peaks võtma vastu valimisseadusi, ja see sama eelnõu 34, siis eks ole, 344 e-hääletuse kohta, et võiks ju eeldada, et Riigikogu liikmed vähemalt siis saavad nendest e-hääletuse tulemuste kindlaks tegemise olulistest reeglitest siis aru seadust vastu võttes. Aga minu meelest ei ole see ka tagatud. Et tegelikult meil see arutelu siin ju oli, et siin on nüüd Mario Kadastik on kohale ilmunud, Hendrik Terras siin ka liikus vahepeal, aga ma ei tea, kas ta siia tagasi ka veel tuleb, aga nende mõlemate ettekannetes osutati matemaatilistele kontrollidele, mis olevat e-hääletusel. Et neid matemaatilisi kontrolle siis rahvusvaheliste ekspertide hinnangul Eesti e-hääletusel ei ole, et või on need kättesaadavad siis ainult audiitorile või ei kata need tegelikult e-hääletuse enda neid protseduure tervikuna. Et need ei võimalda teha kindlaks, kas valimistulemus tehti siis kindlaks korrektselt. Need ei võimalda hinnata kõiki valimiste korraldaja samme siis valimistulemuse kindlaks tegemisel. Ja mulle tundub, et ei siis Hendrik Johannes Terras ega Mario Kadastik siis ei suutnud hinnata neid elektroonilise hääletamise tulemuste kindlaks tegemise olulisi reegleid. Ei üldjoontes ega ka siis konkreetselt. Ja kui me Riigikogu ise tegelikult ei suuda aru saada, kuidas käivad valimised, kuidas need reeglid käivad, kas näiteks valimiste korraldaja väide, et meil on need krüptograafilised kontrollid, et kas see on korrektne või ei ole korrektne, nagu väidavad siis rahvusvahelised vaatlejad ja väidan mina, eks ole. Ja tegelikult ei piirdu siis sellega, Eesti e-hääletuse puhul ei väida siis seda, et tulemused, et neid krüptograafilisi kontrolle ei ole, et ei väida ainult siis need OSCE vaatlejad, vaid ega see on niisugune üldine väide tegelikult, et seesama väide esineb ka siis näiteks Norra siis riigi tellitud raportis aastast 2023, kui ma ei eksi, kus siis Eesti e-hääletus paigutatakse nende hääletussüsteemide hulka, mille puhul sellised kontrollid puuduvad, et on klassikalised süsteemid, traditsioonilised süsteemid ja siis neil on eraldi need süsteemid, mis siis on nende krüptograafiliste kontrollidega. Eesti nad nende hulka ei liigita. Samamoodi Ukraina valitsusametnikud siis justkui nagu hinnates, siis, et kas Ukraina peaks e-hääletuse kasutusele võtma, on tellinud uuringu, kus siis öeldakse, et Eesti puhul siis puudub individuaalne kontrollitavus ja universaalne kontrollitavus. On need kaks kontrollitavuse komponenti. Ja see on nii-öelda autoriteetne raport ikkagi koostatud siis niisuguse valimiste ekspertiisiga tegeleva siis ühingu poolt ja samas siis meie oma siis valimisteenistus ütleb, et need kontrollid on olemas, mida siis valimisteenistus väitis. Valimisteenistuse juht väitis siis tegelikult korruptsioonivastases erikomisjonis siin 15. aprill, kui ma ei eksi, oli see. Et kuidas siis Riigikogu liige peaks tegema kindlaks, et kas siis valimisteenistus räägib tõtt siis nende krüptograafiliste kontrollide kohta, kas räägivad tõtt rahvusvahelised vaatlejad, kas minu väited on tõesed, kui ei ole Riigikogu liikmel siis võimalik aru saada nendest reeglitest. Ja tegelikult on ka niimoodi, et ma väitsin ka, et valimiste korraldajal on nende reeglite elluviimisega probleem. Eks ole, ma väitsin, et valimistulemus tehti kindlaks ikkagi seadust väga konkreetsetes punktides eirates. Ja selles mõttes see üldjoontes arusaadavad on väga huvitav fraas siin selles Riigikohtu esimehe selles konkureerivas arvamuses, sest et kas piisab, kui valimiste korraldaja ehk siis valimisteenistus saab üldjoontes aru
nendest reeglitest või peavad nemad saama konkreetselt aru? Et ei ole ju võimalik, et valimiste korraldaja viib valimised läbi üldjoontes arusaadavate reeglite alusel. Aga praegu see nii on nagu vormistatud. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid teie ettekande eest, ma tänan teid teie vastuste eest, suur tänu. Sellega on see aeg saanud täis.